salvestus on käivitatud, okei. Kasutaja üks juurde. Nii, et siis me alustasime 3D template'i pealt, Akadiso 3D template ja muutsime töökeskkonna siis selleks modelingiks, 3D modelingiks. Properties aken tuli meil küll hiljem natukene, ma võin ta praegu kinni panna, et jah. Ja esimene 3D tööriist, siis, mis me kasutasime, oli Box. Ja jutt oli siis see, et neid numbreid, mis on helesinisel taustal, neid saab siis muuta, et siis esimese nurga saime panna asukohta 0 ja 0, ehk siis X ja Y suunas, siis mõlemas suunas 0. Siis tuli hiirega näidata ette see neljandik ruumis, siis kuhu me selle kujundi kavatsesime teha. Esimesse kasti kirjutasime 40, täbiga saime teise kasti, kirjutasime ka 40, enter kinnitas ja nüüd siis pidime näitama ette suuna, et me tahame seda üles saada ja 400 oli siis kõrgus. Eks üks küsimus. Kuidas me ikkagi saaks selle jala nii-öelda nagu Y-teljest nii-öelda nagu allapoole? Miks ta nagu sinna ülesse poole paneb selle jala? No ma ise näitasin üles poole suunda. Eile proovisime mitu korda, et nagu tahaks nagu täpselt X-Y-telje nagu nurka saada, aga miski pärast võtta kooksin nagu üles. Tegelikult ongi nurgad, lihtsalt visuaalselt ta näitab seda Y-telje praegu selle posti ees. Kui sa seda oma vaadet keerutad, siis sa näed, et tegelikult on see taga telje. Nii, nüüd kui ma selle äsja tehtud tabureti jala peal siis klikin, ehk siis valin selle ära, et valimiseks oli meil siin siis erinevad võimalused, et kui ma shifti kasutan ja klikkimist, siis tuleb miinusmärk, võtab ta valikust ära, sai siis valida sinise aknaga ja siis peab ta tervenisti sisse jääma. Escape'iga saab jälle lahti, siis rohelise aknaga piisab sellest, kui puudutab seda kujundit, siis on ka valitud. Ja kui siis seda nuppu all hoida, siis tuli meil sinine lasso, kui me paremale liigume ja roheline lasso, kui me vasakule liigume. Nii, nüüd Gizmo, see teljestik, mis siia peale tekkis, et selle kasutamisega me siis eile tegelesime ja siin on siis nüüd võimalik liigutada kas tasapinnal või see on esimene Gizmo on siis muu Gizmo, neid on siis muu Gizmo, rotate Gizmo ja scale Gizmo. Et hetkel siis on siin muu Gizmo ees ja siin saab siis valida telje, mille suunas ma tahan kas liigutada või siis kopeerida. Et kui ma nüüd valin punase telje ehk X telje, siis vaikimisi ta nii-öelda arvab, et ma tahan liigutada. Küll saan ma siis selle käsurea pealt valida copy ja siis anda ette, nüüd jääb originaal alleseks ja anda ette, et ma tahan, et nende samm oleks 360 millimeetrit, enter. Ja nüüd niimoodi ta ka tuli ja siis lõpetamiseks ma soovitasin siis kasutada kombinatsiooni Ctrl S, et siis saad kohe salvestada selle. Nii, nüüd see Teams tekitab mul siin igasuguseid vibratsioone. Ja salvestan ära, siis on kindel, et ei tekki probleeme selle AutoCAD-i kokkujooksmise korral. Nüüd kahte jalga korraga valida on siis variandid, et võib kasutada siis kas rohelist akent või võin valida ühe jala ja parema hiireklahvi alt avanevast menuust võtta siis Select Similari. Nüüd on kaks jalga korraga valitud, liigutan siis rohelise telje suunas või ette kopeerin. Valin rohelise telje, näitan suuna, aga siis võtan ka käsurea pealt copy, et jääks originaalid alles. Ja teen 360 siis
millimeetrit eemale koopia ja jällegi lõpetan siis käsu Ctrl S-iga, et ei tekiks probleeme. Nii, nüüd järgmisena me kasutasime siis seda varianti, et muu kismo asemel võtsime rotate kismo. Selle saamiseks on siis variandid, kas klikkida selle riboni peal, õige kismo peale, või siis kui me selle kismo lähedal teeme parema Y-klahvi kliki, siis siin tulevad ka need variandid, et saab siis võtta rotate kismo. Ja nüüd ma selle kismo keskel on sinine muutmispunkt, selle peale klikkides saan paigutada siis selle kismo endale meelepärasesse kohta, valida siis telje ümber, mille ma keerutan, et selleks tuleb siis selle ratta peale klikata ja siis on nüüd võimalik näidata kas hiirega suunda ja klikkida, siis kui on tulnud sinna kasti number 270 või võin ka siis ette näidata suuna, kuhu poole ma seda koopiat tahan ja panna siis 90 kraadi, aga nüüd ma unustasin kopi peale vajutada, et ma võtan siis unduga tagasi ja teeme uuesti, et vajutame seekord siis koopia peale ka. Nii, roheline telg, kopi, suund, kuhu poole ma keerata tahan ja 90 kraadi, siis tuleb see koopia. Nii, lõpetan siis jälle Ctrl S-iga selle käsu. Nüüd valin siis teised kaks jalga, panen selle kismo ülemisse nurka ja keeran siis ümber punase telje 90 kraadi. Ja jälle unustasin kopi vajutada. Teen siis uuesti, võtsin unduga tagasi. Täpselt sama liigutus, lihtsalt seekord vajutame siis kopit ka. Nii, kopi, suund, 90, enter. Ja Ctrl S-iga lõpetan käigu ära. Nii, nüüd on jälle muu kismot vaja, et siis liigutada need pulgad allapoole. Move, sinine telg, suund, 40, enter. Nii, Ctrl S, alumised pulgad, sinine telg, suund üles, 40, enter. Ja Ctrl S. Nii, nüüd on siis pulgad õiges kohas, nüüd on vaja see tapid otstesse teha. Mul on tunne, et ma eile joonistasin teistpidi, aga no hea küll. Võib-olla ei joonistanud ka, ikka joonistasin, jah. Aga noh, vahet ei ole. Et tappide joonistamisel siis nüüd need pulgad, mis mind segavad, saan ma ära peita, isolate käsu pealt võtta siis hide objects ja joonistada siis nüüd ristküliku tööriistaga siia posti otsa ristkülik. Pean nüüd jälgima, kumb kast on kumbeks, et alguses siis 15 ja teise kasti siis 40. Nii. No okei, siis kui te ütlete 13, siis ma võtan unduga tagasi. Teeme siis 13. Nii, aga nüüd on kastid vahetuses, nüüd ma pean kõigepealt panema 40 siia. Ja 13. Nii, valin sinise aknaga selle ristküliku ära. Nojah, tegelikult ma lubasin kasutada ju seda kismot. Aga okei, et räägime siis sellest copy selectionist ka, et siin on ka siis võimalik kopeerida. Ainult, et nüüd on vaja määrata käsurea peale tuli kivi, määrab baaspunkt. Määran siis baaspunkti ja sihtpunkti ja lõpetan käsu jälle Ctrl S-iga, et kõik oleks salvestatud. Nüüd valin need kaks ristkülikut mõlemad, jälle copy selection, baaspunktiks siis üks nurk ja nüüd ma saan panna need
ristkülikud kõikide nende jalgade tippudesse ja lõpetan siis jälle Ctrl S-iga, et kogu aeg oleks viimane liigutus salvestatud. Nii, nüüd eile ma tegin siit nüüd kohe need rotate'iga koopiad, aga tegelikult siis võib ka ennem teha selle presspulli ära, sest see presspull on selline tore käsk, et siis jäävad need ristkülikud jäävad tegelikult alles. Ja vaja oli siis klikkida ristküliku sisse, näidata suund ja suuna näitamisel tuleb jälgida siis, et ta kuskil seda objektsnapi rohelist ruutu ei näita, et tuleb selline koht leida ja vajutan siis 40 mm alla, et eile ma tegin teistpidi, mul tuleb praegu meelde, aga no aega niipidi ma teen siis täna. Jälle suund 40 ja presspull siis kahjuks jah, eeldab seda, et ma teen seda siis nüüd 8 korda. Kõik need nurgad 40 jälle allapoole. Teine võte, mis ma näitan, siis oli võimalik korraga teha. Nii, ja viimane jalaots siis. Meile tegemist madalamast ka, võtsime maha kohe selle 40 ja 40. Selle tegite ära kohe? Jah. Nii, nüüd ükskõik millise nendest ristkülikutest, kui ma ära valin, siis ma saan parema hiireklahvi alt võtta käsu Select Similar, valida kõik need ristkülikud ära korraga ja nüüd on mul vaja neid keerata siis 90 kraadi, et eile ma panin selle Gizmo nurka ja keerasin siis, aga kuna mul nüüd on need ristkülikud kasutatud, siis ma saan teha sellise triki, et ma keeran lihtsalt ümber geomeetrilise keskpunkti 90 kraadi. Ja nüüd liigutan siis muu Gizmoga 400 mm allapoole. Nad mul siis siin põhja peal olemas. Ja kuna nad praegult hetkel on valitud, siis ma saan kohe teha ekstruudida neid siis, miinimum on 400, aga ma võin ka rohkem ekstruudida, praegult on mingi 240 peaaegu. Nii, nüüd peidan siis need jalad ära. Aidiga ja kasutan subtract käsku, et lõigata siis sellest alumisest põõnast. Selleks siis võtan subtract käsu, valin alumise põõna, lõpetan valiku enteriga ära ja nüüd pean siis valima need 4 püstist klotsi ja kinnitama valikut enteriga ja siis ta lõikab selle ühesõnaga see püstised klotsid kaovad ära ja nende asemel jäävad siis sellesse alumisse põõna sisse augud. Nii, nüüd ma lõpetan, tegelikult võiks vahepeal, nii, lõpetasin isoleerimise ära ja nüüd siis Ctrl S-iga salvestan ka. Et natukene rohkem siis aru saada, mis siin on, siis ma võin nüüd selle propertist akna lahti teha, see oli siis valid mingi objekti ära, alt teine valik on properties. Nii, nüüd on see AutoCAD-i tüüpiline situatsioon, et ta ei näita mulle kahjuks neid omadusi siin. Okei, nii praegu midagi näitab, vähemalt nii palju, kui mul vaja on. Ja vaatame siis, paneme siia mingi värvi, näiteks punase, et siis on kohe järgselt eristub. Punane ei olnud hea värv, punased klotsid tulevad mul ka, paneme sinise värvi. Nii, Ctrl S-iga jälle päästan ennast antud juhul
ja nüüd oli siis see koht, kus oli vaja ühisosad leida, selle jaoks me kasutasime siis interfere käsku. Esimene komplekt on siis need jalad, kinnitan selle esimese komplekti enteriga ära ja teine komplekt on põõnad. Enter. Nii, nüüd ta näitab mulle ühisosasid, aga ta tahaks need ära kustutada, et ta siis neid ära ei kustutaks, siis ma võtan siit linnukese ära, panen close ja nüüd on mul siis nendes nurkades on olemas need klotsid, mis ühisosa tööriist tekitas. Nii, neid klotse ma siis kasutan nüüd selleks, et lõigata ära nendest kujunditest, millel neid tappe ei ole, et praegult siis on jalgadel on vaja siis alla tapid teha ja põõnadel on üles vaja tapid teha. Et siin eile üks õpilane kogemata tegi niimoodi, et ta tegi korraga, ma näitan, mis siis juhtub, kui korraga teha. Et kui ma nüüd subtract käsu võtan, valin need 4 jalga korraga, lõpetan valiku ära ja valin nüüd need 4 klotsi korraga. Nii, ma võtan valikust nüüd shiftiga need põõnad ära. Nii, ja nüüd enter vajutan, siis juhtub selline asi, et need 4 jalga moodustavad nüüd ühise solidi ja siis ma ei saa nendega nii-öelda üksikult enam edasi toimetada, aga õnneks on siin solid editing aknas selline käsk nagu separate, et separate käsuga ma saan siis need jalad uuesti eraldada. Nüüd on jälle iga jalg eraldi. Nii, ja ülesse siis oli vaja põõnadele lõigata need augud sisse, siis võtan jälle subtract käsu, näitan põõna, lõpetan valiku ära, valin sinise aknaga klotsid ja lõpetan valiku enteriga ära. Ja kordamiseks, käsu kordamiseks piisab enteri vajutamisest, seda meile ei näidanud. Et vajutasin enter, käsurea peale tuli kiri, subtract select objects, valin siis põõna, lõpetan valiku enteriga ära, valin siis klotsid ja lõpetan valiku enteriga ära. Nüüd on mul siis kõik pulgad tappidega, tapid on nüüd teistpidi kui eile, aga suurem õnnetus. Nii, nüüd oli siis siia peale vaja jällegi boksi tööriistaga joonistada laud, täna mul tuleb laud teistpidi, siis valin siis nurga, annan suuna ja vaatan nüüd, kumb kast mul siin helesinine parasjagu on, et niipidi pidi siis olema 400 ja teistpidi pidi olema 95 ja laua paksus siis 20. Nii, teen ta siis teist värvi ka, et oleks edevam. Mis värv see sobiks nüüd? Ütleme, et nüüd sobib punane värv. Nii, ja nüüd on see koht, kus ma siis kasutasin jällegi parem hiireklahvi alt copy selection käsku. Baaspunkti valisin selle laua nurga, mis on siis selle tühja osa pool alumine nurk. Ja kui ma sinna klikkasin, siis tuli käsurea peale kiri, et specify second point, siis ta paneks lihtsalt siia järgmise laua, aga ma kasutan siis valikut array. Ütlen, et mul tuleb kokku 4 lauda ja nüüd kasutan valikut fit ja näitan, et need 4 lauda peavad siis katma ala kuni selle põõna tipuni ja kinnitan siis enteriga selle, tegelikult ma võin ka Ctrl S jälle kasutada, et oleks kõik salvestatud ja põhimõtteliselt nii kaugele meile jõudsimegi, et